Minu plaan täna on rääkida paar sõna planeeringute PMS ja VFS teenustest, näidata, kuidas teenustega ühenduda. Näiteks kasutan vabavaralist GIS-tarkvara QGIS. Seejärel tutvustan, mida uut on oodata avalikus planeeringute rakenduses ja jagan mõned planeeringu teenustega seotud visioonid ja plaanid. Esmalt VMS teenus ehk vaatamisteenus. Slaidil on kuvatud mõned planeeringu andmete VMS-kihid. VMS on siis eelnevalt kujundatud veebikaardi teenus, mis võimaldab meil ruumiandmeid vaadata visuaalselt, üksteise peale asetada, võrrelda, teha ka infopäringuid ja kihi pärimisel tehakse reaalajas päring andmebaasi ja kuvatakse vastu hetkeseis. Ja planeeringute avalike teenuste puhul jooksva päeva sees lisatud andmed uuenevad teenusesse öösel, seega nähtavad alati järgneval päeval. VMS-i on näiteks otstarbekas kasutada siis, kui vaadeldav kaardirakendus ei sisalda päris kõiki neid kihte, mida vaja oleks, sest muidu saaksime kasutada ka lihtsalt planeeringute kaardirakendust, et vaadata kihte. Ehk siis siin ma olen toonud näite, kus ma olen võtnud XGS-ist ühe rakenduse ja minu kihtide alt olen lisanud välise teenuse kaudu siis planeeringute VMS-i külge. Näiteks metsamuutuste puhul võib-olla ma tahaksin siia lisada juurde haljastuse või mis tahes kihi ja nii ma saan seda enda kasuks kasutada. Ühtlasi on ka variant näiteks, et teie valitud klientrakendusse teete oma projekti, kaasate siia ainult need kihid, mis teile on tööks vajalikud, ehk siis saate kujundada sellise komplekti kokku oma vajaduste järgi. Nüüd VFS-teenus või allalaadimisteenus. See jagab välja geograafiliste objektide andmed sellisel struktureeritud masinloetaval kujul. Ja teenuse mõttes annab see kasutajale rohkem paindlikkust andmetega töötada, neid filtreerida, analüüsida, manipuleerida, erinevaid väljavõtteid teha. Et erinevalt VMS-ist ei ole VFS teenuses andmed eelnevalt kujundatud, et te saate seda ise teha. Nüüd teeme mõned praktilised näited, et proovime siis võtta külge QGIS-i, näiteks VMS-i teenuse. Me sisestame aadressi, mis on peagi kättesaadav geoportaalist siia URL-ribale, anname sellele mingisuguse nimetuse ja saame kätte siis planeeringute teenused. Nüüd meil on siin loetelu detailplaneeringu teenuse kihtidest ja ka üldplaneeringu teenuse kihtidest. Ja eraldi on olemas veel kihtegrupid, üldplaneeringud ja detailplaneeringud, kus on sees kõikide teiste temaatiliste gruppide kihid. Näiteks siis ühendan, et siis saate vaadata kõiki kihte korraga. Ja kui soovite, siis saate alla võtta ka näiteks satilao pildi, miks mitte. VMS-idega on QGIS-is võrdlemisi lihtne manööverdada. Proovime siis panna külge ka VFS teenuse. Ja ma toon selle eraldi välja just seetõttu, et QGIS-is, kui ma panen külge VFS teenuse, siis ta soovib kuvada korraga ainult üht geomeetri tüüpi. Ma lisan VFS teenuse sellisest kohast nagu Open Data Source Manager, mis näeb välja nagu 3 mappi üksteise peale pandud. Ma leian siit külgribalt VFS-i, mul on see juba valitud.
ma loon siin uue ühenduse. Siin lõpus on lihtsalt VFS, see aadress muidu on sama. Panen planeeringud. Okei. Ja ühendan. Nüüd, kui ma lihtsalt lisaks kõik need siia QGIS-i, siis QGIS valib ise esimese objekti geomeetria tüübi ja kuvab need välja, aga me teame, et paljudel kihtidel tegelikult mitu geomeetria tüüpi, punkt, joon ja ala. Ja seetõttu ma teengi selle näite läbi, et ma võtan siit näiteks tehnovõrgu ja rajatise. Ja me teame, et selle peab olema eristatud vähemalt 3 erinevat geomeetria tüüpi. No ei pea, aga peab olema selline vabadus. Ja ma olen siia slaidile lisanud siis sellised filtrid, mida hiljem siis jagame ka geoportaalis. Ja siin on selline SQL veerg. Ja ma lisan siia selle geomeetria tüübi. Shape on nüüd selle geomeetria veeru nimetus avalikus geoserveris, kus teenused istuvad. Ja point on siis punkt, mille geomeetria tüüpi ma soovin siis välja kuvada kaardil. Ja ma panen lisa ja meile tekib tehno siis punktide kiht. Ja nüüd samamoodi tuleb lisada ka polügoon. Panen okei, lisa. Ja samamoodi ka joonalad. Et see on QGIS-i puhul selline omapära, mida on lihtsalt hea teada. Meile tekkisid siis siia tehno ja rajatiste punktid ja alad ja jooned. Nii, aga VFS-i saab kasutada ka teisiti. Et üks variant on genereerida QGIS-ist endale sobiv failiformaat, aga variant on ka kasutada selleks VFS-teenust. Ehk siis siit kollasega on toodud teenuse aadress ja siia järele on lisatud OGC standardist tulenevad parameetrid. Ja see on huvilistele, kes on huvitatud. Ja selline päring, kui ma lisan selle aadressi ribale, siis ma saan väga kompaktse andmete sisu kätte JSON formaadis ja seda saab muuta siis vastavalt enda soovitud teenuse kihile, mille kohta te soovite sellist väljavõtet genereerida. Teine variant, mille ka ma lihtsalt toon välja, tegelikult VFS-iga saab saavutada palju erinevaid asju, on näiteks shapefailide genereerimine teenuse aadressi kaudu. Et ma kopeerin selle siia. Me näeme, et siin on samamoodi parameetrid toodud ja output format ehk väljund formaat on siis markeeritud shapezip. Ja ilma ühtegi rakendust kasutamata meil on võimalik siis genereerida selline zip selle teenuse andmetega ja saada kätte kõik geomeetria tüübid shapefailina pluss siis selle päringu, mida saab järgmisel korral kasutada brauseri ribal andmete uuendamiseks, kui selline soov on olemas. Niisiis, järgnevalt näitan teile planeeringute rakendust. Ja mida on siin uut? Detailplaneeringute jooniste digitaalsete jooniste kiht on siia lisatud. Ehk siis määruse kohased kihid. Proovime siis teha mõne demo ja otsime siit välja näiteks tehnovõrgu ja rajatise. Meil on võimalik plan-ID kaudu otsida soovitud objekti või siis kihi nimetuse kaudu. Selle kihi nimetuse ma lisasin seetõttu, et kohati on need kihi nimetused ju standardiseeritud ja seetõttu saab ka näiteks, kui ma kopeerin selle korra siia, otsida siis ainult TP Tehno Vesi objekte.
ja nüüd lihtsalt puhtamaks kuvamiseks ma eemaldan korra segavad. Nüüd me näeme, et siin on roosana on siis toodud selline tehnovõrgu ja rajatiste kiht. Ja näitan ka ära üldplaneeringute jooniste digitaalsed kihid, mis on samuti siia külge lisatud. Otsime samamoodi siit välja meid huvitava kihi. Võtame väärtusliku põllumajandusmaa näiteks ja otsi. Kuna ma ei täpsusta planeeringu ideed, siis kuvatakse meile 100 esimest vastet. Aga kui ma teaks täpsustada paremini, siis kuvatakse vastavalt. Nii, ja siin samamoodi korra puhastan. Saame kätte kenasti, on selle eest ära, kenasti väärtusliku põllumajandusmaa kihi. Ühtlasi on lisandunud ka detailplaneeringute virtuaalkontorisse üks uus kiht projekteerimistingimusega ala ja siia lisavad objekte Maa-ameti planeeringute ja ehitusprojektide büroo inimesed ja kannavad sisse Tallinnasse ja Tartusse projekteerimistingimuste alasid. Et üsna pea saate siis näha, et Tallinnasse ja Tartusse need hakkavad ilmuma. Nii, ja räägin siis natuke lähituleviku visioonidest. Üldplaneeringute puhul see, mis on olemas aluskaartidena, saab olema saadaval ka avalikult kättesaadava VMS teenusena. Detailplaneeringute puhul on meil esiteks visioon, et detailplaneeringu joonised on valveplaani alade järgi välja lõigatud ja kasutatavad avalikus VMS teenuses. Ehk siis kõik detailplaneeringud, mida olete esitanud vektoritena, nende puhul on Maa-ametil olemas ka georefereeritud pilt ja lähevad jooksvalt VMS teenusesse sisse. Ehk siis siinkohal on oluline, et valveplaanid peavad olema korrektsed. Ehk siis, kui detailplaneeringute piirid on kattuvuses, siis välja lõigatud kiht ei anna edasi vajalikku infot, vaid rastrid jäävad üksteisega kattesse. Ja teiseks, georefereeritud rastrite kuvamise võimaldamine läbi infopäringu. Ehk siis näiteks ühelt detailplaneeringul võib olla mitu joonist, nagu põhiplaan, tehnovõrgud, maakasutus, kruntimine või siis ühe kaardilehe ruuduga võib olla seotud ka mitu georefereeritud kaardilehte, mis on ka skaneeritud. Ehk siis me soovime välja töötada sellise lahenduse, kus neid georefereeritud rastreid saaks kaardiaknas näidata välja ükshaaval nende õiges asukohas. Siis ühtlasi soovime välja töötada sellise andmete uuenduse, mis toimuks teenuse kaudu. Et selle saavutamise osast käib meil juba täna töö ja hetkel küll ei ole ühtegi KOV-i poolt loodud teenust, mis automaatselt Maa-ametile siis andmeid esitaks, aga sellega tegeleme aktiivselt. Ja viimaks soovime arendada välja failipõhist andmete importi kaardirakendusse. See võib näiteks toimuda JSON faili formaadis, mille genereerimist teile hetk tagasi näitasin. Ja sedasi on minu poole pealt kõik. Ma lisasin siia teenuse URL-i, see OVS. Kui see lisada QGIS-i, siis tekib nii VFS kui VMS teenuse mapping. Kindlasti lisame selle teenuse aadressi kättesaadavalt kuhugi geoportaali teenuste sektsiooni. Ja avalik rakendus püüame selle uuendada niipea kui võimalik.
Kui küsimusi on planeeringute andmete kohta, saab need saata planeeringud@maa-amet.ee ja kui on spetsiifilisi küsimusi teenuste või rakenduste kohta, siis võib mulle otse kirjutada. See on siis minu poole pealt kõik. Ma tänan. Meil on sinu jutu peale üks kommentaar, et kasutaja on siis peamiselt QGIS-is kasutanud ortofoto VMS-i ja üldjuhul kasutanud allalaaditud vektorandmeid, näiteks kadastri andmete puhul. Et kas siis planeeringu andmete puhul ongi võimalik sealt VFS-ist ju ka alla laadida andmeid? Ikka saab, jah. Et see lihtsalt see, et ma aadressiribal tõin need väljavõtete genereerimise, see oli lihtsalt selline huvitav asi, mida võiks teada, aga jah, QGIS-ist saab väga kergesti genereerida andmete väljavõtteid. Ma kasutaksin siin korra juhust ja näiteks siis seda meie Beebit ehk siis detailplaneeringu valveplaani järgi välja lõigatud rasterandmeid lihtsalt visualiseerimaks, et kui need andmed ei ole korras, et siin siis lihtsalt majasiseselt ArcGIS-is lahti võetud see teenus, et siin on punasega näha nüüd need piirjooned, mis on meie baasis ja siis on georefereeritud rastritest välja lõigatud planeeringualad. Et sedasi on nagu hea jälgida, kuidas detailplaneeringud omavahel matchivad. Aga kuna need piirid, nagu te näete, on üksteisega kattuvuses, ehk siis lähevad tegelikult planeeringu lahenduse alast välja, siis ka need rastrid ju katavad üksteist. Aga jah, selline on siis üks võimalikest teenustest, mis meil varsti olemas on.